Hello, kallid sõbrad. Teen teile väikse sissejuhatuse siia videosse. Põhimõtteliselt long story short, see video on sellest, kuidas me Elisega ja Archiga veetsime paar päeva Helsingi kliinikus. Me läksime sinna, sest et Archil on tekkinud erinevad tervisega probleemid ja me tahtsime minna sinna, sest et meile tundus, et me saame sealt nagu praegusel hetkel nii-öelda kõige kiiremini ja kõige tõhusamalt võib-olla nii-öelda abi siis lihtsalt. Et esimene asi, miks me sinna tegelikult alguses plaanis minna, oli see, et Archil on väga pikalt olnud probleem kaalu juurde võtmisega ja me anname talle tohutult palju süüa ja ta sööb kõik ära, tal ei ole üldse probleemi nagu söögiisuga, aga millegipärast kaalu tal juurde ei tule ja tal on tehtud nüüd juba 2 gastroskoopiat Soome arsti Kati Niinisto poolt. Ja mõlemal korral on olnud selline olukord, et isegi kui hobust on, kui me oleme teda siis nii-öelda paastutanud või nii-öelda näljutanud enne 12 tundi, nagu seda gastroskoopia jaoks tegema peab, siis siiski tal on olnud toit kõhus, kuigi me oleme nagu 100% mõlemad korral olnud kindlad, et ta ei ole kuskilt nii-öelda süüa saanud juurde. Ühesõnaga, tal oli nagu mingi probleem siis kõhust toidu väljutamisega. Ja me otsustasime minna Helsingisse, sest et see on see, kus Kati ise töötab ja nii-öelda, et meil oli lihtsalt kiirem sinna minna, kui oodata seda, kuni tema jälle Eestisse tuleb. Ja lisaks sellele Archi hakkas üks hetk siin umbes 6 aega tagasi õrnalt lonkama ja see läks nagu aina hullemaks ja siinsed arstid ei saanud nagu aru, et kust see tuleb ja et milles asi on. Ja arvasid, et see on pigem nii-öelda seotud tema kaaluga, et ta on nii kõhna, et sellest ka siis tekivad teised probleemid, aga see longe läks nii hulluks, et ma mõtlesin, kui me sinna Helsingisse selle kõhu pärast niikuinii läheme, ma lasen neil üle vaadata ka selle lonke, sest et ma nägin, et tal on nagu halb olla reaalselt, et tal on valus ja et nagu ma kirjutasingi neile, et kas ehk on, et te olete nõus üle vaatama, et ehk on midagi, mida te saate hobuse jaoks siis teha. Ühesõnaga jah, nii et nauttige videot. Kolmapäeva hommikul oli meil väga varajane äratus, me läksime Talli umbes 3:30, et jõuda sealt ilusti sadamasse, sest et meie laev lahkus Tallinnast kell 6 hommikul. Meil on siis hommikusöögi bufee ja Archi söömata istub autos, ootab kliinikusse minemist. Mees ta roodogib seda. Uues on tuisutorm, laev loksutab ja 2 tšekitat oma merehaigusega on maha tõmmatud. Ja mul tuli eile hambast kild ära, 2 kildu siit ja siit. Aga ma ei ole sulle veel rääkinud. Sain hobuselt vastu vahtimist. Ja seal laeva peal konkreetselt oli päriselt halb olla, seal säega loksutas, me peaaegu oksendasime, aga vähemalt Archil oli kõik tipp-top, tema tundis seal alumisel korrusel ennast väga hästi. Me oleme Helsingis. Elise on scared. Siin on mingi full lumimaas ja kell on 8:45 ehk siis me jäime täiesti tipptundi seal Helsingi kesklinnas. Soomlased sõidavad nii taunilt. Nad ei arvesta kellegagi. Okei, no tegelikult arvestavad rohkem kui Tallinna kesklinnas, aga see ei loe. Minuga ei arvestatud ja see on probleem. Ja nüüd me sõidame siin, kus lihtsalt tee pealt auto sõidab minema, isegi kui sa üritad otse sõita, seega vittus. Nagu soomlastele meeldib öelda. Oi vittu. Väga vittus, aga tundub, et meie Hevonen ei ole nii vittus. Tal on praegu veel chill kõik, kui ta ainult teaks, mis taga tegema hakatakse muidugi. Elisa ostis ubapubaga. 3 tükki. Mina ei ostnud. Ostin 3 tükki. Sest et mina peaaegu oksendasin. Me jõudsime ilusti kella 9 hommikul kliinikusse, alustati kohe lonke uuringuga, tehti erinevaid painutusteste, võeti vereproove, erinevad arstid seal vaatasid ja uurisid teda. Archi oli muidugi väga näljane juba, üritas ära süüa radiaatoreid, lakkus seinu, suutis ka ampsu võtta ühest pealambist, mille õnneks Elisa kohe korda tegi ja see töötas, aga muidu ta oli väga tubli poiss. Also me olime mõlemad Elisega maganud umbes mingi 3 või 4 tundi ja see väsimus hakkas väga seal settinnima, nii et me veits keerasime täiesti peast ära. Ja see on tõsi.
ta söödab tallitriibulisega kerataga ja ta sööb jäätist hommikusöögi. See lihtsalt täitis point juba mingi. You don't even imagine what See on muud praegu. Not to look of a very happy horse. Ja not to look of a very happy Elise. Elise tegi hea märkuse. Me näeme välja nagu full lesbi couple lihtsalt. No homo. Nii Archie lakitakse X-reisid tegema kohe. Ja anti sellised toredad kostüümid Elisega. Ja siis ainult. Ei. Olukord on selline. Näige uni on. Me oleme nüüd üleval olnud mingi kella 2 saati. Kell on praegu 12. Räigelt rõve on olla ja me nüüd ootame, sest et arstid läksid lõunale. Ei tea, kas me tohime ka minna või mis nüüd üldse saab. No nii, me oleme jõudnud oma lõunani. Ja see on täiesti ebareaalne, kui reaalselt nagu nii külm on siin Mäkis. Nagu siin on sees, nii fucking külm. Õues on soojem. Vaadake õue. So, kus seal? Mul on näpud punased ja sealt otsas, sest nii fucking külm on. What the fuck lihtsalt. See on punased küünedest. Jaa. Vabandust, et ma söön, aga me läksime Eestist hommikul kell kuradi 5 rahulikult laeva peale ja jumala nagu sügis oli, see oli ilus kuiv sügis ja me jõudsime Helsingisse ja siin oli see. Ja tuleb veel juurde. Me ei saagi mitte kunagi tagasi. Tuleme kevadel tagasi. Pärast lõunasööki me läksime hotelli, tegime kiire une ja siis õhtul käisime, vaatasime veel Archie üle ja tal oli siis kõik tipp-topp, päevased protseduurid lõpetatud, nii et siis me läksime ise õhtus sööma ja siis tegime väikse laulu autos. Meie uus karaoke hitt. Merepõhja laps mul maha jäi. Need vist ei ole veel. Siinaps Archie on kliinikus vaadatud. Mingit infot me praegu tema kohta ei saanud ja nüüd me oleme Vapianos. Mina lasen salatit, Brit laseb pastat. Ja magasime pool päeva maha sellepärast, et me ärgasime täna kell 2 üles, et jõuda laeva peale. Ja nüüd me oleme varsti uuesti magama. Hommikusöök täies hoos. Täna on natuke parem toit ja vähemalt ei loksuta. Vähemalt ei loksuta. Pärast hommikusööki läksime tagasi kliinikusse, kus täna oli Archie jaoks plaanitud ultraheli tagumistesse jalgadesse ning ka gastroskoopia. Siin ta oli juba saanud oma väikse laksu, nii et ta tudus. Aga ühesõnaga arstid vaatasid teda seal üle, meile hullult meeldis, kuidas reaalselt temaga korraga tegelesid erinevad arstid, kuna tal olid erinevad probleemid ja need arstid omavahel seal konsulteerisid ja arutasid. Tulid ka kohale ka füsioterapeut, kes vaatas tema siis selga, sest et me olime maininud, et meile tundub, et ta selg on samuti valulik ja tõesti mega professionaalne ja meil oli väga hea kogemus seal. Pärast neid protseduure siis konsulteerisime ka me sealse füsioterapeudiga, kes oli eelmine päev ka Archie siis üle vaadanud täielikult ning tema rääkis meile natuke oma leidudest ja näitas meile ka erinevaid selliseid harjutusi, mida me saaksime temaga teha ja ühtlasi ka siis rääkis meile, kellega me Eestis võiksime koostööd näiteks teha ja soovitas meile siis selliseid igasuguseid harjutusi ja mudimisi, et natukene leevendada tema seljavalu. Tähaseks tehtud, uuringud läbi ja nüüd me shoppame. Käime mööda hobuse poode. Juba väiksed purchase'id on tehtud. Peab ostma ju endale ilusaid asju. Meil on veel 2 poodi minna ja siis me lähme veel päris poodi. Me eile kõndisime naljaga New Yorkerist mööda ja olime mingi tuleme Soome New Yorkerisse. Ja siis me käisime õhtul. Bänger asjad olid. Vaatasime, mõtlesime, vaatame korra sisse ja siis olime mingi, oh my god, nii mõnus särk.
ehk siis, aga kuna neil oli nii hilja, siis me ei viitsinud rohkem sellega tegeleda, nii et me oleme täna neid asju hoopis prooga. Me olime Elisaga just tund aega seal Horsepoes. Ja seal oli ikka a lot of stuff. Väga palju. See oli nagu huge pood ka. Ja seal olid nagu hinnad. Väga okei. Kahju, et midagi vaja ei ole. Bella, where have you been, loka? Oh my god. Oli mugav seelik, aga näen välja nagu ma oleks 16 jälle. Mingil kõlav jõulupeal. You can dance, you can time, having the time of love. Reedel tegime kiire hommikusöögi ning siis oligi juba aeg, et minna võtta Archie ja liikuda koju. Nüüd tõi mulle viltuse noa ja seda on nii fucking raske kasutada lõikamiseks. Esiteks ta ei toonud mulle üldse nuge ega kahvleid, ta tõi endale mingi kuradi sitase gluteenivaba muffini. Nii et mu toit läks külmaks ja siis ta tõi mulle fucking viltuse noa. You can have mine, it is okay. It's fine, ma saan hakkama. Me just nägime. Tal on katusealune, ta seisab seal. Huvitav, millest ta mõtleb terve see aeg? Probably ta tööpäev kestab 8 tundi, ta seisab. Tal on fucking varbad külmetavad, ma arvan, täna. Jaa, et nagu, mis osa temast oli? Läks lapsena kooli, oli mingi, davai, nüüd ma tahan kuskil maja ees katuse all seista. Läksime 14.15 rongi peal. I wish, et laeva peale. Laeva peale, laev sitta kanti kõigutab. Tulime siia. Pool tundi enne saame tekile. Ei, 15 minutit. Ei, oot, kui me sõitsime siia, siis pool tundi varem. Miks nahhui Tallinnasse esiteks 15 minutit varem saab? Teiseks, me peaks juba kohal olema. Me tulime 2 tundi tagasi, istusime sinna laeva, me oleme fucking 2 tundi oksendanud. Minu ääre peal on sellele. Ja nüüd? See isegi ei avane, me isegi ei näe oma hobust. Mõtle, kui ta on sinna ära surnud. Ära ütle, palun nii. Aga nagu kell koinadana. Olukord ei ole kiita. Me oleme täiesti läbi loksutud, aga vahepeal siin on disko. Lugu on siis selline, et promotakse meile Viking Express, mis tegelikult on mega sitane Viking Express. See on isegi Express, lihtsalt mega sitane Viking. Viking Line meile isegi ei antud liine. Me tulime siia laeva peale, aga see peale, oh my god, nii tore, siin on nii palju, siin on karooke ja mingid igast asja. Karooket ei olnud, liine ei olnud, sõidab aeglaselt ja loksutab ja uksed ei lähe lahti, me istume mul on klaustrofoobia paidu. Nagu Eckeroline'is oli see, et okei, ka fucking lauskutas, see laev oli ülis sitane ja nagu vastik, aga nagu ta tuli kiiresti. Ta jõudis õigel ajal kohale, nii nagu lubatud oli. Nii ei saa rallit sõita. Nii ei saa laevaga sõita. Mul on paha olla. Vastik on. Ma tahan sinna kuradi oma autosse pikali minna. No. Vaadab, kas Archie on elus ja kas tal on okk kõik. Vähemalt siin loksutab veits. Türa seesam avane. Jälle tema. Türa sa rikud. Mul oleks see püsti jäänud. Sa lihtsalt rikkud ära selle. See oli... Jalaga nüüd. Hakkasin ka tatsima. No joo, nägid seda, kui nüüd teisel astmele välja. Pärast pikka ja väsitavast laevasõitu jõudsime me lõpuks koju. Ekslesime veel hea tunnikese Tallinna kesklinnas tipptunni ajal, mis oli ka muidugi väga lõbus meile, aga jaa, jõudsime turvaliselt koju ja Archie tundis ennast väga hästi. Ühesõnaga lõpetuseks. Aitäh kõigile, kes viitsid selle pika video lõpuni vaadata. Mulle vahet teile meeldis. Ma tahaks tegelikult rohkem teha sellist contenti, kui me juhtume kuskil käimas. Sest tegelikult meil endal oli nagu väga lõbus. Ja lihtsalt Archie seisukohast, mis temaga siis üldse lõpuks kõik nii-öelda viga oli.
kõige suurem asi oli see, et tal on tagumises siis paremas põlves kõõlusrevend, mida me siis nüüd ravime ja tõenäoliselt me peame tagasi minema sinna check-up'i 3 kuu pärast umbes, aga nad veel ei tea, et kui kaua kogu selle asja ravimine kokku võtab, nii et we'll see, it's a journey. Ja kõhu osas me saime lihtsalt siis nüüd uued juhised, mingid söökide asjade osas, kuidas vaadata, et äkki see kaal paraneb. Nad kahtlustavad seal mingit sellist asja nagu inflammatory bowel disease. Ma ei oska teile täpselt seletada, mis see nagu on ja nii-öelda, aga jah, ühesõnaga, et me lihtsalt proovime erinevate söökidega, rohud on tal ka peal, vaatame, mida see kõik teeb, pluss siis seljavalud, millega me lihtsalt tegeleme nende harjutustega, vaatame mingid füsioterapeudid äkki Eestis, keegi, kes meile saaks appi tulla. Nii et it's a journey ja lihtsalt vaatame, kuhu see meid viib, aga ütleme nii, et olukord ei ole lootusetu ja lõpuks me oleme ikkagi ülirõõmsad kogu selle kogemuse üle ja ma olen üliõnnelik, et me sinna läksime. Nii et thanks guys for watching ka!